et antud hetkel seisan siin teie ees Eesti külaliikumise esindajana, aga olen olnud ka nii-öelda teisel pool barrikaadi. Olen ligi 10 aastat töötanud PRIAs ja selles mõttes nende bürokraatlike aspektidega tegelikult nagu kahelt poolt kokku puutunud. Tegelikult kõigepealt sissejuhatuseks võiks vist öelda seda, et tegelikult ega meil see asi nii hull ei olegi, sest mul oli tütar vabatahtlikuna 3 kuud Aserbaidžaanis ja oligi ühes väikelinnas MTÜ juures nii-öelda Eesti kogemusi viimas ja neid aitamas, aga sealne süsteem on see, et MTÜ-d ei saa, nad saavad küll projekte kirjutada, projektides saavad rahastuse peale, aga projektide elluviimisel kõik arved peab kinnitama Rahandusministeerium ja selle 3 kuu jooksul, mis minu tütar seal oli, ei kinnitatud ühtegi arvet. Ja ma siis küsisin, et mis sa seal tegid? Ma kirjutasin uusi projekte, mille raha nad jälle kasutada ei saa. Et see võiks olla lühidalt, et tegelikult nii nimetatud need euroregulatsioonid ja meie enda riigipoolsed, et ega need nii hullud ei ole. Me oleme külaliikumisega ikka ligi 20 aastat tegutsenud ja ma arvan see, et me oleme tegelikult elujõulised ja tegelikult ka viinud palju asju ellu. Sissejuhatuseks ma ütlengi see, et põhilise oma tegevuse olen ma ellu viinud Jõgevamaal ja mul üle-eestilisi andmeid iseenesest ei ole, aga Jõgevamaal on viidud läbi 2015. aastal uuring eelmisel perioodil MTÜ-de poolt ellu viidud ja MTÜ-de rahastatud projektidest ja tegelikult on see sektor ka siia sisse on arvutatud ka siseriiklikud erinevad fondid, et me oleme maakonnas 5,39 miljonit toonud piirkonna arengusse raha ja kui sinna arvestada juurde veel omaosalus 10–15%, siis tuleb ligikaudu 6 miljonit. Ja meie maakonnas on kogukondlikke organisatsiooni kuskil 300 ringis. Need kõik muidugi ei ole väga aktiivsed, aga äriregistri andmetel on kogukondlikke organisatsiooni umbes nii palju. Ja tegelikult täna siin on see üks rõhuasutus, millele ma tahan tähelepanu pöörata, mis puudutab riigihangete seadust ja ka siis nii-öelda Euroopa Liidu riigihangete direktiivi. Et tegelikult see on kehtinud juba pikalt, aga see probleem on nüüd natukene ettevaatav, sest antud ajahetkel on see, et Eesti poolselt on hakatud riigihangete seadust tõlgendama selliselt, et sisuliselt me peaksime hakkama läbi viima riigihankeid oma projektide elluviimiseks. Et see külaliikumine Kodukant on iseenesest antud ajahetkel nagu sellepärast mures. Ja siin on toodud ka see riigihangete seaduse paragrahv ja nii edasi, et sisu on tegelikult lihtsalt see, et riigihangete seadus ütleb ka seda, et riigihanget peaksid läbi viima need organisatsioonid, mida põhiliselt rahastavad riigi ja kohalikud omavalitsusüksused. Aga meie MTÜ-de puhul tikubki see olema, et enamik sissetulekuid on projektipõhised ja need on siis ka allikana kas Euroopa Liit, Eesti riik või kohalikud omavalitsused meil. Ja et ma ütlesin juba, et see määrus
või riigihangete seadus on kehtinud tegelikult juba pikeldasemalt, aga just nimelt nii, et sellel perioodil tõlgendatakse seda asja natukene nii-öelda teistmoodi, kui oli eelmisel perioodil. Ja siin on ka toodud veel neid põhjendusi, et tuleks ka lähtuda riigihangete puhul tuleb lähtuda sellest, et ka ühingu eesmärk ja meil enamik MTÜ-sid on ennast põhikirjaliselt sätestanud sellised, et kohaliku piirkonna avalikes huvides tegutsevad organisatsioonid on nad. Nii. Ja siis siin on toodud ka, et vähemalt 50%, et sisuliselt pääseksid need MTÜ-d, kellel on ka omatulu, et kui see moodustab üle 50%, et siis nendele nagu ei rakenduks, aga see on nagu antud hetkel tekitanud kogukondlikes organisatsioonides sellise natukene nagu peataoleku, sest tegelikult ühtseid seisukohti veel välja kujundatud ei ole ja et kuidas seda probleemi nagu siiski ühiselt, ütleme siis nii organisatsioonide kui ka siis ütleme riigipoolsete esindajatena, kellele MTÜ-de puhul on PRIA siiski nagu esimene see instants, kelle poole pöördutakse ja siis Maaeluministeerium, et me ühiselt jõuaksime sellistele seisukohtadele ja et meid MTÜ-sid ei jäetaks nagu ulgumerele ulpima. Et võib-olla ka üldsusele on jäänud selline kuvand läbi ajakirjanduse ja meedia, et need niinimetatud külaseltsid, et ega nad ongi selliste külakiikede ehitajad ja nii edasi, et selle peale me ütleme, et see oli 15 aastat tagasi, tõesti alguse sai see külakiikede ehitamisest, kuid nüüd antud hetkel viiakse ikkagi mastaapseid projekte ja tegevusi ellu, et nii-öelda, et need piirmäärad on sellised, et kui rakendatakse seda, siis tuleb seda riigihanget järgida. Ja mul on siin nüüd toodud välja see, et tegelikult meil tõesti ei ole seda kogemusi, oskusi selles valdkonnas. Ja kuna tegelikult enamikud tegutsevad vabatahtlikuna oma vaba aega panustades, siis me kardame see, et kui selline takistus tuleb, et nendel kogukondlikel organisatsioonidel võib tekkida selline motivatsiooni langus. Sa lubasid mulle kiuslikke küsimusi, kas sa juba tahad esitada või? No räägi lõpuni, siis ma esitan. Nii. Et meiepoolne selline nägemus ka sellest on tõesti see, et sellega suurendatakse nende MTÜ-de halduskoormust, kuid vähemalt senimaani me ei ole kuulnud seda teist poolt, et mismoodi meid selles nagu aidatakse. Et on muidugi kohalikel omavalitsusel need oskused ja kogemused, et võib-olla ongi esimene vastus sellele, et koostöös kohalike omavalitsusega saada sealt see know-how oskused. Ja nii-öelda olles ise oma tööalaselt tegelikult konsulent, et aidates nii põllumehi kui MTÜ-sid tegelikult neid taotlusi ja regulatsioonidest aru saada, et minu jaoks on veel see küsimus, et kui jääb kehtima nii-öelda
see 3 hinnapakkumise nõue, mis on kogu aeg kõikides maaelu arengukava määrustes, siis riigihankega mõnes tegevuses ei pruugi seda 3 hinnapakkumist isegi tulla. Ja siis tegelikult need on küsimärgid, mis siia õhku jäävad. Et meie jaoks on arusaamatu see, kas tegelikult sellega paraneb selle tegevuste kvaliteet. Samuti pikendavad riigihanked kindlasti hanke aegu, sest tavaline praktika on see, et need erinevad taotlusvoorud on suhteliselt lühikest aega avatud. Muidugi hankega, kui sul on kõik juba valmis mõeldud ja saab alustada tunduvalt varem ja nii edasi, loomulikult. Aga me arvame, et sellega väheneb tegelikult MTÜ-de aktiivsus. Ja meie nii-öelda lahenduse või ettepanekuna me pakume selle välja, et selle riigihanke teenuste läbiviimine oleks MTÜ-de jaoks abikõlbulik tegevus projekti ettevalmistava osana ja siis kindlasti me sooviksime vähemalt esimestes taotlusvoorudes selliseid täpsemaid määratlusi, millistel juhtudel need riigihanked MTÜ-dele ikkagi laienevad. Kuidas sulle selle 15 aasta jooksul tundub, on see areng olnud tegelikult selles reguleerimises ja bürokraatia arengus või siis üles või allapoole suunaga? Et need kriteeriumid või et need on läinud nagu segasemaks tavamõistes. Et see, kes igapäevaselt regulatsioone loeb, sellel võib-olla ei ole, aga et võttes nii-öelda selle rohujuure tasandil, et seal lihtsalt on need läinud keerulisemaks. Mina alati teen muidugi nalja, et see on selles mõttes hea, et siis on mind ju vaja. Aga kui siiamaani on bürokraatiat on järjest juurde tulnud, külaelu on järjest aktiivsemaks läinud, siis miks sa arvad, et nüüd, kui bürokraatiat veel juurde tuleb, järsku motivatsioon langeb? Tähendab, tegelikult selles mõttes, et see ei ole õhust võetud nii-öelda väljaütlemine, me oleme seda erinevatel, kuna ma olen ka üle-eestilises külaliikumises Kodukant, oleme me seal ja oleme ka täiesti kogukond külade tasandil seda teemat arutanud ja tähendab, see ongi, et ega igasugune organisatsioon või ühendus tegutseb nagu mingites etappides ja antud ajahetkel on see, et tegelikkuses on olnud see entusiastlik vabatahtlik tegevus, tegelikult on praegu natukene väsimust ja kui lisaks tuleb veel selline, ütleme takistus, väike künkake, et võib-olla sinna künka taha jääb. Täname Liiat. Aitäh teile! Aitäh!